Konkurentsivõimeliseks kõrge intensiivsusega võistlussoorituseks, sportlase füüsiliseks ja vaimseks valmisolekuks on soojendus vastupidavuslikel spordialadel ääretult olulise tähtsusega. Korrektne soojendus on abiks sooritusvõime tõusul, samas aitab soojendus ära hoida vigastuste teket. Soojenduse mõjul kiireneb ainevahetus ja hapnikutransport lihastesse, suureneb närvijuhtivus ja verevool lihastes, tõuseb stardieelne hapniku omastamise baastase ja nii edasi. Sellest tulenevalt lükatakse anaeroobse energiatootmise protsessid käima hilisemas võistluse faasis, kui seda juhtuks ilma soojenduseta. Seega soojendus on kahtlemata oluline, küll aga lühike soojendus ei anna efekti, ent liiga intensiivne või pikk soojendus võib suurendada väsimust juba enne võistlustulle astumist. Täna vaatame, milline soojendus on teaduspõhiselt efektiivne murdmaasuusatamise sprindivõistluse tulemusele. Pinsteri teadusjutud. Traditsioonilist vastupidavusalade võistluseelset soojendust kirjeldatakse nii, kus sportlane liigub 10–20 minutit madalal intensiivsusel ning millele järgneb spetsiifiline osa 10–20 minutit, sisaldades endas kõrge intensiivsusega tegevusi. Murdmaasuusatamises kasutatakse soojendusel sarnast põhimõtet. Küll aga näiteks suusasprindi soojendus on tavaliselt intensiivsem kui pikematel võistlusdistantsidel. Keskmiselt hinnatakse, et suusasprindi energia tootmine on umbes 75% ulatuses aeroobne ja umbes 25% ulatuses anaeroobne. Suusasprindi tulemus sõltub sellest, kui edukas on sportlane eelsõidus ja väljalangamisega finaalsõitudes veerand ja poolfinaalis, mille vahel on umbes 20–90 minutit taastumiseks. Sealjuures toimub finaalsõit 3–4 tundi pärast päeva esimest soojendust. Nendele teadmistele tuginedes võrdles Solli koos kolleegidega pika traditsioonilise versus lühikese intensiivse soojenduse mõju murdmaa sprindi võistlusele. Solli ja tema kolleegide 2020 aastal ilmunud artiklis osales 14 rahvuslikul tasemel murdmaasuusatajat, 6 naist, 8 meest. Sportlased sooritasid 2 tüüpi soojendust. Seda siis muidugi randomiseeritud järjekorras. Pärast vastavat soojendust järgnes 1,3 kilomeetri pikkune sprindi kontrollvõistlus. 1 tund ja 40 minutit puhkust ning teise soojenduse kasutamine ja uus kontrollvõistlus. Järgmisel päeval sama, aga soojenduste kasutamine teises järjekorras. Lühike soojendus oli kestusega umbes 14 minutit, circa 1,6 kilomeetrit ja sisaldas 8x100 meetrit kiirendusi kasvava intensiivsusega 60–95% maksist laugel maal. Intervallide vahel 100 meetrit ehk umbes 1 minut aktiivset puhkust. Pikk soojendusega kestuselt circa 35 minutit sisaldas 7 kilomeetrit suusatamist vahelduval maastikul. Sellest siis 15 minutit madala intensiivsusega, 5 minutit keskmise, 2 madala, 3 kõrge ja 5 minutit madala intensiivsusega. Mõlemale soojendusele järgnes 5-minutiline puhkeaeg võistluseks valmistumiseks. Statistilist erinevust ei leitud soojenduste puhul, võrreldes aegasid, keskmist kiirust või südamelöögi sagedust. Seda nii terve võistluse kui ka jaotatud 6 lõigu osas. Ka südamelöögi sageduse erinevust ei täheldatud enne ja pärast kontrollvõistlust, võrreldes erinevate soojenduste mõjusid. Testipäeva lõpus paluti aga kõigil osalejatele anda hinnang, kumb 2 soojendusest tundus nende arvates efektiivsem. Pikka traditsioonilist soojendust pidasid paremaks 10 suusatajat, lühikest soojendust 3 sportlast ja 1 sportlane leidis, et ei olnud vahet, mis soojendust ta tegi. Vaatamata sellele, et lühike intensiivne soojendus ei andnud efekti paremaks ajasõiduks, võib seal olla eeliseid. Üks eelistest võiks olla see, et sprindivõistlus koosneb eelsõidust, veerandfinaalist, poolfinaalist ja finaalist. Seega samal päeval 4 intensiivset võistlussõitu. Pikk, circa 7-kilomeetrine soojendus võib aga kurnata ning kaasa tuua väsimuse, mille mõju alles just viimastel sõitudel, kui mängus on medalid. Muidugi tuleks aga teemat edasi uurida, sest ega poolfinaaliks ning finaaliks sarnast soojendust teha ei suuda nagunii mitte keegi. Küll aga võibki mõjuv olla samal päeval juba eelsõiduks tehtud soojendus. Kuna ka 2 sõidu põhjal tehtud uuring ei näidanud paremat ajasõitu kummalgi soojendusel, siis Dr. Pinster soovitab individuaalset lähenemist. Leia endale see kõige efektiivsem viis, mis viib eduni. Aeglase lihaskiuga sportlased võivad vajada oluliselt pikemat ja intensiivsemat soojendust juba enne eelsõitu, et täielik valmisolek tagada, võrreldes kiire lihaskiuga sportlastega. Kui sa ei pääse eelsõidust edasi, siis pole vahet, millise soojenduse oled valinud, et seeläbi kasu lõigata finaalsõitudelt.
Paraku on selleks päevaks mäng sinu jaoks mängitud ja edasipääsu uks jääb suletuks. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.